saame kokku, nüüd teeme seda, nüüd läheb nii. Ma mingi okei. Lihtsalt lendavad inimesed peale. Hei, siin on Viki ja täna me räägime, kus jookseb sobiva ja ebasobiva sisu piir sotsiaalmeedias. Arvestades, et tänapäeval on igasugused need video manipuleerimisvõimalused on hästi deepfake'ide ajastu ja nii edasi, et sul on nagu pilti võimalik manipuleerida ükskõik milliseks. Et siin on tegelikult ju juba olnud mingisuguseid kaasuseid, kus on nagu mitte ainult kiusamisena, vaid ka nagu meelelahutusena või lihtsalt, et proovida, on üritatud panda tegema erinevaid avaliku elu tegelasi, näiteks pornofilmi panna, ma ei tea, Jüri Ratase nägu on ju. Et mis sa arvad, mis see võiks nagu kaasa tuua, et see on ebasobiv sisu, kui seda hakatakse jaotama nii selle inimese jaoks, keda on deepfake itud, kui ka üldiselt see kipub olema selline pisut nagu tundlikum info. Et kas sa siis, kas me siis peaksime kõik ennast nagu netist ja igast audiovisuaalsetest materjalidest, piltidelt igalt poolt nagu välja tõmbama, et jumala eest midagi ei oleks kätte saada, mida manipuleerida annab? No see tundub nüüd ka natuke ebareaalne, sest sa ju pigem tahad ikkagi teistega jagada, kui sul läheb midagi hästi, siis tahad hiljem ise neid asju tagasi vaadata. Minu jaoks YouTube ongi niisugune video nagu blogi või päevik, et ma nagu saan vaadata, tagasi käisin seal reisil ja nagu meenutada seega mina kujutaks ette, et ma täiesti välja lõikaks, aga minu arust, kas see pole mitte nagu illegaalne või kas sa ei saa sellega kohtusse pöörduda või midagi selles osas ette võtta? Et see pigem on ju nagu nende inimeste viga, et see ei ole okei sellist asja teha. Ma ei tunne, et see nüüd otseselt nagu minu süü on. Sa isegi ei pea ju nii paljastavaid pilte panema, kas või nagu profiilipildid võib ka su ainult näo lihtsalt välja lõigata ju. Või siis võtab, teeb ükskõik mida sinuga. Aga see on jälle nagu täpselt see küsimus, et kas meil on üldse võimalik võtta vastutusele inimesi selliste nii-öelda pahategude eest, on ju. See on keeruline, sest tihtipeale nad on anonüümsed kasutajad. Aga okei, võtame nime ja näoga tegutsejad, sest et nagu ma aru saan, siis tegelikult selline draama otsimine, konflikti puhumine, see on üks strateegia, kuidas saada rohkem jälgijaid, kuidas nagu tõmmata oma nähtavus üles. Oletame, et see konflikt on üles ehitatud just nimelt mingisugusele sellisele asjale, et kiusatakse kedagi või siis, et vihakõne. Tegelikult karistatav asi on ju. Et kas siis peaks selle näiteks alaealise YouTuberi kuidagi, ma ei tea, kohtu ette tirima või? Ma arvan küll. Arvad? No ma arvan, et selle vastu ikkagi peaks võitlema, sest see ei ole ju nagu normaalne. See ei ole okei. Ma tean, et inimesed ütlevad, sa tegutsed sotsiaalmeedias, sa pead nagu harjuma sellega, et tulevadki mingid hate-kommentaarid, aga nagu kuskilt jookseb see piir ja kui see nagu nii kaugele läheb, siis ma arvan, selle vastu võiks ikkagi võidelda, selle eest peaks seisma. Kas nagu tavakasutaja saab ka midagi teha ära? Et kui sa näed midagi, mis sind selgelt häirib, see võib olla mingi peade maha raiumisvideo kuni siis tõepoolest selleni, et keegi minu arust on see reportimine Instagramis, ma arvan YouTube'is peaks sama põhimõte olema, et ongi, kui väga palju kasutajaid on seda kindlalt, ma ei tea, kommentaari kasutajat, pilti, videot, mis iganes reportinud, siis tavaliselt see platvorm ise võtab selle maha. Oled sa näinud, kui kiiresti see toimib? Ei, sest see vist oleneb sellest, et kui suure nagu arvu nad saavad inimesi reportima. Ma ei tea, mul tavaliselt endal on see, et kui mul on mingid korduvad kommentaarid või kasutajad, siis ma reportin, aga reportimisega nagu kommentaarid kustuvad kohe ära, kui see on minu enda kasutajal, ma olen tähele pannud. Sest see on parem kui lihtsalt kustutamine, sest muidu nagu teeb uuesti, aga kui sa kogu aeg vaata reportid, siis kasutajale tekib, ma arvan, mingi asi juba külge, et see platvorm hakkab ta nagu rohkem uurima, aga minu arust, ma olen tähele pannud tegelikult küll, et mõnel avaliku elu tegelasel on tehtud see libakonto ja siis ta on enda näiteks stories pannud, et see ei ole okei, palun tulge mulle appi, et jälgijaskond kõik reportige ja siis minu arust on isegi kas mingi 24 tunni jooksul või nii saanud nagu maha. See on päris hea. See, et sa pead saama selle suure arvu inimesi, et kui ainult mingi 2-3 tükki reportib, siis see ma arvan ei aita. Sest minu meelest, kas see Jaapani suitsiidimetsa case on ju, mis siin lõi laineid paar aastat tagasi, et seal toimis ka väga kiiresti, et see tõmmati kohe mingisuguse, ma ei tea, päeva jooksul maha. Aga ma just mõtlengi, et kuidas sa saad need inimesed reageerima, et kas sinu jaoks on lihtne mobiliseerida oma jälgijaskonda? Sest et sageli on niimoodi, et kui sa oled alustaja või sa oled lihtne tavakasutaja, siis sa ei saa seda kriitilist massigi kätte, kes läheks ja paneks selle report. See on tegelikult ülikeeruline. Mul on nagu mitu korda olnud kas mingid konkursid, kus mul on vaja, et inimesed hääletaksid või ma enda uurimistöö jaoks tahtsin saada jälgijaskonda hääletama. Ja see, et nad reaalselt võtaks selle aja, et nad läheksid kuhugi klikkima, midagi tegema, see on ikka ülikeeruline, see protsent on
nagu väga-väga madal, sa mõtled küll, et mul on peaaegu 50 000 jälgijat, aga ainult mingi paar tuhat läheb ja see on ka siis, kui sa nagu push'id niimoodi iga päev kogu aeg teed videoid, story'sid, feed'ile, igale poole nagu minge, tehke. Ma tegin isegi loosi lõpuks, et inimesi motiveerida, nagu see on ikka päris ulme. Nagu ongi nii väike protsent, kes on sinud nagu tohutud fännid, mis lähevad igale poole kaasa, kui on juba mingi paar lisaklikki, siis inimesed enam väga ei viitsi midagi teha. Aga meil on just nagu mingitest uuringutest välja paistnud sellised nooremad eagrupid, me räägime siin nagu 10–15 on ju. Neil on nagu selline usk sellesse, et näiteks küll YouTube ise teab, algoritmid teevad selle ära, et ma ei pea isegi midagi vajutama, sest see on niikuinii nagu selline, nagu see platvorm niikuinii saab aru, kui seal on midagi valesti. Aga tegelikult ju ei saa. No, YouTube'is on mingid asjad, näiteks on selline, et ta tunneb ära, kui su videos on noor laps või alaealine nii-öelda, aga ma ei tea, kuidas see täpselt nüüd vahet teeb, kas sa oled 17 või 18 nagu, aga igatahes peaks selle noore lapse ära tundma ja siis ta automaatselt võtab sellel videol, lülitab need kommentaarid välja. Mõnes mõttes see on nagu siuke okei, turvaline, aga samas näiteks Maria Rännaväli, kes on mu nagu väga hea sõber ja ka Eestis väga tuntud YouTuber, nagu ma lihtsalt tunnen talle nii väga kaasa, sest kommentaarid on nii suur osa kogu sellest YouTube'ist, sellest kogukonnast, inimesed tahavad ju suhelda tagasi, et anda, sa ise tahad näha seda positiivset tagasi, et ta annab sulle lisamotivatsiooni ja samuti see aitab algoritmile kaasa, sest mida rohkem sul kommentaare on, seda rohkem YouTube näeb, et see video on populaarne, seda vaadatakse, kommenteeritakse, see pushib su videot ülespoole. Nüüd, kui tal automaatselt igal videol on kommentaarid välja võetud, siis tegelikult on ju nii halb ja ta ei saa kontrollida seda. Ta lülitab tagasi sisse, YouTube tuleb kohe jälle välja, sest et ta nii-öelda tunneb, et ta nägu on liiga noor. Ta on küll alaealine, aga nagu ta ise tahaks ikkagi nii kommentaare sisse ja siis nagu see on keeruline tüütu. Et ühesõnaga, sa pead nagu mingisugust face paintingut kasutama nagu väga kõvasti. No tihtipeale tal on vend ka seal sees, kes on nagu ikkagi väike ja siis jah. Aga mis eesmärgil YouTube on selle teinud? Ma arvangi selleks, et vähendada seda küberkiusamist, et nagu noored on ju kõige haavatavamad ja siis nad võib-olla võtavad asju liiga südamesse selleks, et lihtsalt nende elu nagu kergemaks teha, neid nii-öelda säästa ja ennetada seda kõige õudsemat tagajärge, mis iganes depressiooni ja kuhu see võib välja minna. Aga kui tulla tagasi selle meie tänase sellises fookuses olev, et ebasobiv sisu, siis ma eeldan, et sulle saadetakse väga palju nagu fännikirju ja sellised kontaktivõttu on palju. Mis on nagu kõige ebasobivamad asjad, mis on sulle kas siis saadetud või öeldud või... Let's have sex. Lihtsalt otse. Loomulikult, et see on ebasobiv. See on nagu minu arust väga ebasobiv, lihtsalt inimesed ongi nagu... Lähme välja, saame sõpradeks, nagu see ei ole isegi mingit siukest sujuvat nagu sissejuhatust, see on lihtsalt nagu saame kokku, nüüd teeme seda, nüüd läheb nii, ma mingi okei. Lihtsalt lendavad inimesed peale, et see on päris... Sa oled teatud mõttes ikkagi nagu kuulsad, sa oled nagu toode nende jaoks võib-olla, on ju, et nii, mina tahan, mina olen sinu jälgija, tule. See on päris õudne olla, kui suure. Ja. Aga kui mõelda, need on sellised otse sinule suunatud asjad, aga sotsiaalmeedia platvormidel jagatakse nagu igasugust crap'i, on ju, et vahepeal, see käib kuidagi nagu lainetena. Ma ei tea, kas sa mäletad seda, kui oli loomade väärkohtlemine, oli erinevatel platvormidel, see nihkus nagu Instasse ka, kus siis näidatigi üliväärkoheldud loomi ja seal ei olnud niisugune armas lugu taga, et vaata, kuhu ta nüüd on jõudnud. Ja see kõige reaalsem pilt. Koon peast lastud, mis iganes, siis jagati, et vaadake, kui õudsed inimesed on. Kas sellist sisu peaks saama niimoodi vabalt jagada? No ma arvan, selles mõttes see mõjub päris korralikult, see paneb sind mõtlema, tegelikult see on hea, et ta on niisugune natuke nagu vastuoluline, sest et see nagu võiks ju töötada, aga samas mina isiklikult ei tahaks seda näha, seega nagu ma eelistaks, kui see ei tuleks mul lihtsalt niimoodi näkku, ma saan ikkagi valida, et ma nagu eraldi klikin kuhugi selleks, et seda näha. Seega... Kas YouTube saab hästi jälile sellistele asjadele? Kui mõelda, siin igasugused terrorismi ja ISISe suured sotsiaalmeedia nagu strateegiad tegelikult on üles. Ma ei tea, kas ta ise seda nagu ära tunneb, aga ma arvan, et selliste videote puhul inimesed pigem hakkavad reportima ja siis ma arvan, jõuab küll. Oled sa midagi sellist ise näinud? Just loomade koha pealt. Ükskõik milline nagu selline, et sa mõtled, issa, kuidas siuke asi üldse saab siin rippuda?
Mitte väga, sest ma ei ole see inimene, kes niisama käiks YouTube'is ja explore'iks ja suvalisi videoid oleks, mul ei ole seda aega. Nagu mul on väga konkreetsed umbes nagu 3 inimest, keda ma vaatan, kui ma isegi neid jõuan ja siis jah. Aga nagu inimesed, kellel on hästi palju vaba aega ja nii igav, siis ma tean, et nemad muudki vaatavad, kui jõuavad kassi videotest, ma ei tea milleni välja, et jõuavad kõik need avarused läbi vaadata ja kindlasti ma arvan, nemad on sattunud selliste asjade peale. Ja see võib jääda, ma lihtsalt ise tean enda, mitte lapsepõlvest, aga teismeeast, et meil oli kombeks selline mäng, kus me esitasime üksteisele väljakutse, kui õudset materjali sa suudad vaadata. Et siis igasugustel gore-saitidel käisime, mis me siis olime, 7.-8. klass ja need asjad, mis ma seal nägin, elavad mu peas siiamaani edasi, tulevad öösel, teevad mäletad mind? et ma just nagu ei ole nagu väga kuulnud, et see oleks ikka tavapärane praktika, aga seda materjali on ikka rämedalt internetis, mis võib usun, jah. Tuksi keerata psüühiliselt. Seega ma arvan, et ei peaks olema lihtsalt niisama või nagu see võiks siis olla vähemalt määratud, et mis vanusele nad hakkavad seda näitama, et nagu kuskil 13-aastastele ma arvan, see võib olla nagu päris julm. Aga see ongi see, et see internet on džungel, on ju, et kuidas sa seda reguleerid, kes seda peaks nagu vaatama, et see 13-aastane ei pääse sinna, kes seda peaks kinni panema. Kui ta on nagu sponsoreeritud siuke reklaam, siis sa saad valida, et mis sellele nii-öelda see, mille järgi inimesed on enda kasutaja registreerinud vanused, siis selle põhjal valitakse näiteks 18–24 alates või midagi. Ehk siis, kuidas me selle jutu kokku võtaksime? Ma arvan, et iga inimene saab ise tegelikult väga palju teha selles osas, et mida ta sotsiaalmeediasse postitab, mida ta jagab ja mida ta üldse jälgib. Et sul on valik, et seda kohta seal teha siis sõbralikumaks ja paremaks. Ja tõepoolest võib-olla see, et iseenda eest tuleb hoolt kanda, et sina saad ennast arendada, sina saad teada, kuidas asjad tegelikult käivad, on ju telgi kulisside taga ja sa saad tõepoolest ühe klikiga ka natuke võib-olla paremaks muuta kõike. Suur aitäh, Maria, et leidsid aega siia minuga vestlema tulla ning kõik, kes seda videot vaatate, kindlasti minge osalege netiketi konkursil. Tšau!